Tere, oleme täna Rakvere teatris, kus on toimumas debatt noortega või noorteta. Lähme uurime, kes on kohale tulnud ja mis teemadel räägitakse. Tere õhtust kõigile! Hea meel on teid Rakvere teatris sellel mõnusal kargel sügisõhtul tervitada. Hästi kiirelt lähen üle ka teie jaoks kallis publikum Marju, kes on meil siis kultuur ja haridus Rakvere linnavalitsuse all. Kultuuri- ja noorsootööspetsialist. Suurepärane. Siis on meil Rakvere kultuurikeskuse direktor Miio. Siis on meil Viroli direktor Sven. Siis on meil üks nii-öelda, kohe ma jõuan välja selle tutvustuse juurde, et miks ma tutvustan, üks Rakvere tore noor inimene, väga Antti Palmi, kes on meil kõrgharidusega, isegi rohkem kõrgharidusega, magistriharidusega ikkagi Rakvere linnas, juhul ametikohal. On meil noor näitleja Mait Joorits, on meil Rakvere abilinnapea Allar Arn, siis on Kalev Kotšis, kelle on siis Lääne-Viru noortekogu ja meie linnapea loomulikult ka. Et me peame investeerima nendesse noortesse, kes meil praegult siin on, et me ei saa kogu aeg rääkida sellest, et me toome tagasi. Pigem ongi mitte ainult noortesse, vaid nendesse lastesse ka, et just investeeridagi nendesse juba algusest peale, et neil tekikski see, et Rakvere ongi minu kodu. Et ega meil ongi nagu kaks viisi asjale läheneda. Üks on see, et noored peavad ise aktiivsed olema, peavad ise läbi lööma ja kui nad seda siin Rakveres teevad, siis nad siin elavad ja on. Et see on täiesti üks variant. Teine variant on see, et ja mulle tundub vähemalt, et selle seltskonna jaoks, kes siin on pigem võiks teine variant aktuaalsem olla, muidu nad tõenäoliselt tänaseni oleks, on see, et see noor on ikkagi mingisugune väärtus selle linna jaoks. Debatt on läbi. Kuidas rahule jäid? Alati on tore saada inimestega kokku ja rääkida. Võib-olla mida oleks natuke see, ei ma ei saa öelda, ma oleks rohkem oodan või mida ma ootan edaspidi, on see sama mõte, mida me lõpus ka välja ütlesime, et oleks tore, kui probleem ei oleks mitte ainult see, et meil on igav või probleem oleks või küsimus ei oleks see, et võiks olla parem, vaid kui sellega kaasneks ka see, et mis on parem. Et nagu siin korduvalt räägiti, et minu jaoks põhiküsimus on see, mis peaks olema teistmoodi, mitte see, et meil võiks olla elu parem. Kuna see läheb just ühele sõbrale siin nagu naljatamiselt, varsti tulevad valimised ja me kõik hakkame tegema paremat Eestit. Aga mis on parem Eesti või mis on selles paremas Eestis teistmoodi kui tänases Eestis? Kui palju sellele vastuseid on, see on niisugune so, eks ole. Kas teatril oleks nüüd pärast tänast pakkuda äkki midagi rohkemat noortele või innustas see kuidagi teatrit veel ägedamalt noorte poolt võitlema? Teater saab nii palju teha omalt poolt, et selles mõttes nagu Joonas Tartu väga lahe teatridirektor, et ta on hoidnud kogu aeg seda poliitikat ka näitlejate seas, et tulge rääkige, kui teil on mingi mõte, tulge rääkige ja me teeme selle ära, selles mõttes, et selles mõttes on nagu Rakvere teater väga kogukondlik teater just tänu oma juhtidele, et siin saab kõike teha, ainult ole mees ja tee. 9. oktoobril toimus meie koolis JJ Street Baltic Sessioni eeltuur. Baltic Session on tänavakultuurifestival, kuhu tulevad kokku professionaalsed tantsijad igast maailma nurgast. See toimub 15. kuni 20. oktoobrini igal pool Tallinnas. Peaüritus ning finaalid toimuvad 20. oktoobril Nokia kontserdimajas. Pileteid on võimalik osta Piletilevist ja Ticketprost. Piletite hind on eelmüügist 15 €. Liigume edasi tantsumaratoni juurde. Paari sõnaga, tantsumaraton on selline väga lahe ja naljakas ja fun asi. Nimelt kõik tantsijad, kes võistlevad tantsumaratonil, tulevad siia lavale ja tantsivad ühel ajal. Maraton see sellepärast, et muusika kestab järjest pool tundi lakkamatult. Your boyfriend never let you go.
10. oktoobril toimus Rakvere spordihallis Eesti Koolispordiliidu poolt korraldatud korvpalli meistriliiga finaalvõistlus 10. kuni 12. klassi noormeestele. Hommikul ei läinud mäng kuidagi käima. Mis juhtus? Väsimus oli jalgades. Eile olid rasked mängud, nagu terve võistkonnal näha on, kõik on läbi. Punkti vahe on päris üksjagu, päris kindlalt üle. Kuidas tunne on? Võimas. Täiesti võimas. Mis vastaste juures teil kõige rohkem meeldis? Mitte midagi. Olid nad piisavalt tugevad või nõrgad vastupidi? Ei, Rapla on alati hea, Rapla on läbi aegade kõva. Mida? Võit on käes, mis edasi? Puhkus ja töö. Kool jääb edasi, õppima tuleb hakata jääda. Mis käisid? Fännid on väga olulised, olid meie võidu puhul kaasa aitamas. Mängud läksid hästi. Ise tegime endale põnevaks asjad muidugi sealt, aga kõik olid tasavägised selles suhtes, ühtegi kindlalt ei olnud, aga lõpuks kõik võidud, et väga rahul. Nii et poisid on kõvasti treeni teinud? Poisid on kõvasti treeni teinud, jah. Tublid treenerid, ise ka tublid. Tänu meile direktor käis vaatamas, õpetajad käivad vaatamas, fännid on, see ergutas ka kindlasti, teistel kindlasti ei olnud neid. Maakonnavõistlused on tulemas veel ja läheb edasi. Uued võistlused, uues võidus.